Tere ilusat reede hommikut kõigile, kes on tulnud siia kuulama, vaatama ja tänane teema on meil nähtavus ja julgus olla nähtav, et see aitab sul kliente saada. Nii et ma kirjutasin siia kommentaari ka ja palun kasuta seda võimalust ära, kui sa oled praegu tulnud siia laivi vaatama, võtnud selle oma aja selle jaoks, siis kirjuta siia kommentaari, millega sa tegeled, sest see on üks samm selleni, et mis aitab sul nähtavale tulla ja kes teab, võib-olla keegi just näeb ja mõtleb, et oo, mul seda teenust või toodet ongi vaja. Aga Signe, tere tulemast veebikooli reede hommikusse õpijampsu. Nii tore, et sa oled saanud tulla meiega siia. Tere, tere ja aitäh kutsumast ja aitäh märkamast. Signe, sina oled siis tööandja brändi ja aja ja enesejuhtimise arengupartner siis ettevõtete Mhm, tiimidele. mhm. Ja kaua sa oled teinud seda tööd? Ma olen ettevõtja olnud, ma just ükspäev arvutasin, kui ma ei eksi, äkki 7 aastat, nii et ja minu tõesti kõige suurem hirm on see, et ma pean ühel päeval minema palgatööle. et see mind nagu kõige rohkem drive ib, et ma tahan seda vabadust vahel tõesti teha õhtul tööd vara hommikul või sõita teise Eestimaa otsa koolitama. aga ma väga hindan seda, et mul on tohutult palju ka ideid ja asju, nii et kõik see saaks tegelikult rakendatud, nii et ma olen õnnelik ettevõtja ja vahel oma väikeste selliste lahkhelidega ka absoluutselt, nagu me kõik. Ja ma nii tahaks kuulda sinu lugu, sellepärast et sina ka ju alustasid. Ja ma alustasin, ma olin Ja õnnelik. kuidas see algus sul oli, et just see nagu just sellest perspektiivist vaadates, et just see julgus tulla nähtavale, et räägi natuke sellest, sest ma lihtsalt tean, et meil enda vaatajate hulgas meil on väga palju selliseid väike- ja mikroettevõtjaid ja tehes siis veebikoolis erinevaid õpiprogramme, ma näen, et inimesed õpivad ära nii väärtuslikud oskused, aga nad takerduvad selle taha, et nad ei julge tulla nähtavale oma teenuste ja toodetega. Kuidas sinul see Mhm. algus oli? Mina olin ja olen väga pikalt töötanud Eesti kõrgharidusmaastikul ja mul tegelikult oli ka see nagu ettevõtluse mõte kuskil nagu olemas. aga kui sul on nagu okei töökeskkond ja sa saad nagu okei palka ka, siis ma mõtlen, et ühel päeval, kui mul nagu, ma ei tea, noh, midagi on, siis ma hakkan ettevõtjaks. aga kuna mul oli nii äge ülemus, kes pakkus mulle sellise nagu ma ütleks sõna otseses mõttes nagu ülikehva juhtimiskogemuse, andis mulle jalaga nagu tagumikku ka natuke, siis see oli see, mis tegelikult lükkas mind oma unistuste juurde lähemale. Tagantjärgi ma olen talle väga tänulik selle eest. Ja ma sealt hakkasin siis nii-öelda ettevõtjaks ja tegelikult ma alustasin ka, kuna ma olen nagu brändingu ja marketingi inimene, siis ma alustasin ka turundusteenuste tegelikult pakkumisega ja sealt liikusin edasi nii-öelda rohkem siis selle niisuguse pikema visiooni juurde ehk et inimeste potentsiaali nügimise juurde. aga, ja ma hakkasin kohe ka sain aru tegelikult, mida ma märkasin üldse igal pool, et ma näen nii palju oma valdkonna eksperte, olin Eesti Ettevõtlike Naiste Organisatsioonis ka ja keegi justkui nagu ei julge kuidagi rääkida, mõtteid avaldada ja et kuidagi peab see asi muutuma, siis ma hakkasin selle persoonibrändi kohta lugema ja tutkima ja sain ise ka tegelikult ülihästi aru, et nii kui ma teen nagu selliseid julgeid samme, märgatakse, tuleb koostöövõimalusi juurde ja et see on niisugune nagu kuldvõtmeke kaudses mõttes selle sinu unistuse kliendi juurde ja sealt see teekond on liikunud ja tõesti minu üheks nagu väärtuseks on julgus. Ja vahel ma komistan ise ka selle julguse taha, et ma ei ole ka niisugune kogu aeg nagu hulljulge ei peagi olema, aga see mõte, et kuidas see julgus sind kogu aeg justkui nagu juhindab või drive ib sind nii-öelda, et see on sul nagu selliseks mootoriks. Ja mul endal on üks põhimõte, näiteks ma ei osta ühegi veebilehe pealt ühtegi toodet, kui ma ei näe seal ettevõtte pilti, lugu, kui juht või tegijad ei näita ennast. Sest see nagu on see teema, kus inimene ei julge panna oma kuvandit selle toote või teenuse taha. Eks see on natuke niisugune nagu altletti minek, ma tahan kangesti teha hardcore müüki, aga tegelikult ei võta vastutust selle oma nagu kvaliteetse tegemise eest. Mm. Aga nii korraks et jah. tuleks tagasi selle alguse juurde veel, et kui sa nüüd hakkasid ettevõtjaks, kas sa, nagu sa ütled, et sinu väärtus on üks julgus, kas sa siis oled sündinud julgeks või kuidas oli sul nende ma esimeste LinkedIni postituste tegemine, kui sa nüüd lõpetasid selle töö ära ja siis sa tulidki välja, ütlesid, et nüüd ma pakun turundusteenuseid, kuidas see samm oli? Kas käsi Eks värises? see ikkagi algus on alati selline natuke nagu katsetamise viis ja vaata ja ma vist olen julge olnud tegelikult kogu oma elu, ikkagi julgemaks, kuna ma olen nagu pere vanim tütar ja see julgus, ma ikka mõtlen alati nagu esireas kuidagi olnud
ja seda julgust on mul olnud jah, kuigi ma olen ka vastu näppe saanud, aga see ei ole mind kuidagimoodi nagu heidutanud. ja mu pigem mõte on see, et kui ma vahel saan kriitikat noh, mingisuguste kas tegemiste kohta või keegi kuskil midagi nagu ütleb, siis mulle on see nagu väga selge nagu suund või arusaam, et ma olen julgel teel, ma eristun ja ma alati keeran selle kriitika inspiratsiooniks enda jaoks. Et see on ka üks mu põhimõte, et ära lase sellel kriitikal nagu ennast lavastada, vaid võta sellest mingisugune hea asi kaasa, mis sa tahad võtta. ja sealt tegelikult see annab sulle nagu tohutu siukse nagu eelise, et noh, teha oma asja veel julgemalt. Mulle nii meeldis see, et kui me ennem natukene siin Zoomis korraks olime kahekesi, sa ütlesid, et üks põhjus, miks me ei julge, on see, et me ei julge võtta vastutust. palun seleta natuke, mida see tähendab, sest praegu siin kommentaariumis inimesed kirjutavad, millega nad teevad oma isikliku profiili alt, tulevad välja oma teenuste, oma toodetega ehk nad võtavad nagu vastutust. aga miks me ei julge vahepeal seda teha või kuidas see seotud omavahel on? No eks see on ikkagi see teema, et kui me räägime sellest, miks me ei julge siis sellest minapildist, noh, et ma ei näe, et ma olen piisavalt ekspert, ma ei näe, et ma suudan mingisugust väärtust luua ja noh, miks me veel ei julge teha, on ikkagi seesama teema, et noh, ma ei tea, mida siin kliendid mõtlevad või mida keegi mõtleb üldse või noh, et ma olen siis nii avalik, et mulle ükskord ühel tööandja brändi programmis ütles üks avaliku sektori töötaja, aga mul on seal Instagramis mingi bikiinipilt. Ma ei tea, minu arust nagu bikiinides inimene on täiesti tavaline inimene, et noh, et see on see, et see on see koht, kus on vaja teha tööd enesekindlusega, muud ei miskit. mõelda, et mis on see koht, kus ma üldse olen tegelikult väärtuslik ja mõelda, et mis see minu tugevus on. ja kui sul see visioon on selgem, siis mina küll ei luba oma visioonil kellegi kommentaaril või sellel kartusel kuidagi nagu tahaplaanile jääda. Et mina ütlen, et väga palju tuleb teha tööd, et seda julgust nagu kätte saada oma vaimse vormiga. Me saame juba aru täna inimestena, et füüsilist keha tuleb hoida. Aga kõik, mis see praegu kuidagi nagu paigast on, ongi nii, et siinpool kangi otsa on su füüsiline vorm ja siinpool on su vaimne vorm ja see on praegu niimoodi, on ju. Või vastupidi, et füüsilist me oskame hoida, ehk kuidas sa saad tegelikult selle mõttemaailmaga teha tööd ja luua enda jaoks see, et okei, täna ma olen siin, aga mida ma siis peaksin oma sellises nagu arenguprotsessis arendama, et ma saaksin olla 2 kraadi võrra näiteks julgem. Või noh, hea harjutus on see, et kui ma ühel päeval oleksin eriti julge, siis milline ma oleksin, kuidas ma käituks. Seal on nagu taaskord jälle visioon, tegevused ja eesmärk, noh, ülimõnus sügisel seda teha siin praegu pimedatel talveõhtutel. väga vinge, mis sa oled näinud, kui sa oled nüüd nagu sa oled öelnud ka, et sa oled julguse suunamudija, ehk siis ma näen, ma tunnen täielikult, kuidas sa nagu praegu inspireerid inimesi, kes meil siin kommentaariumis on, juba tunnevad ennast julgustatuna. ma näen, kuidas inimesed, kes ei ole julgenud võib-olla välja öelda asju, millega nad tegelevad ja millega nad tahaks tegeleda, ütlevad siin praegu kommentaariumis välja. näiteks Pilda ütleb, et ma tean, et ta ei ole seda avalikult väga öelnud, ta on 82-aastane ja ta hakkab tegema joogatrenne, tahab teha seenioritele ja praegu ütles seda kui äge kommentaariumis idee, välja, kui äge on ju, kui et äge idee. sa lihtsalt praegu täiega inspireerid ja seda on tunda, et sa oledki julguse suunamudi, aga kui sa oled näinud nüüd inimesi enda ümber 7 aastat ja sinu, ütleme, see üks missioon ongi aidata inimestel julgeks saada, mis sa näed need põhiasjad, mis aitavad inimestel tulla siis välja ja rääkida sellest, mida nad teevad, et mis need asjad need eks see on? saabki alguse tegelikult sellest samast kuskilt, et sa näed kedagi, kes elab võib-olla natuke kas elusamat elu või nagu natuke teisel rinnal. eks sealt tekib sul see pisike inspiratsiooniamps. kindlasti on ka, vot see on ka ülihea näide, et kui sa praegu vaatad mind, mõtled, oh issand jumal, see Signe on nagu seesugune, siis see mõtteviis on vaimse vormi arenguamps, on ju. täpselt sama mõte, et me vaatame sotsiaalmeediat ja vaatame, oleme kriitilised, siis see tähendab seda, et sul on võimalus teha oma sellist nagu arendustööd. Aga nii, küsi uuesti, küsimus oli mis? Mis on need põhiasjad, mis aitavad inimest, et sina oled vaata sündinud julgena, me kuidagi nagu saame sellest aru, onju. aga kui ma ei ole sündinud julgena, kui ma olen see pere viimane laps ja see kõige arglikum ja ma lihtsalt tõesti ei julge, mis on need asjad, mis aitavad inimest tulla? ahah, okei, et just seesama mõte, et number 1 saada kuskilt nagu sellist nagu natuke nügivat tõuget, vaata, et sa vaatad kuskilt, onju. ja teine aspekt on ikkagi seesama, et
et mõeldagi, et miks ma peaksin olema julge, et noh, tegelikult sa võid olla vabalt ka ju täiesti nagu tagasihoidlikum ja teha oma vaikset asja, aga ma ei teata enam mitte ühtegi ettevõtjat, kes oleks saavutanud edu, olles justkui nagu mingi kilpkonn kilbi all. Üks väga hea näide, kes otsivad veel inspiratsiooni, palun vaadake Nopri talu Instagrami kontot või TikToki kontot. seal on talu peremees on võtnud endale selle persooni brändi ja ta, noh, okei, tal on seal jah tõesti noorem generatsioon on ka abiks selle kõige muuga, aga siiski ta on pildis, julgelt pildis ja ta on ehitanud üles selle tänase väga eristuva brändi ja ta on üks väheseid ka piimatootjaid, kellel läheb väga hästi, sellepärast et ta on julgelt brändimas iseennast, on ju. Nii et see algab sellest mõtestamisest ja see mõte, et okei, kui ma oleksin natuke julgem, mis siis juhtuks, on ju. Ma arvan, me tahame kõik number üks põnevaid kogemusi, me tahame inimesi, kellega on ägedad, ma ei tea, kes on üldse ägedad inimesed, tahame nendega suhestuda. Ja mina vaatan küll, kui ma lähen, ma ei tea, konverentsile või seminarile, et keegi, kes on naeratab, kes on sihuke avatud kehahoiakuga või ma ei tea, keegi teeb mulle hea komplimendi, see kohe tekitab tegelikult inimestega nagu suhtluse. Ja siis ongi see teema, et see edu pool koos selle ettevõtlusega on tegelikult see üks argument, mida teha. Ja palju tööd iseendaga, mina ütlen selle kohta, kus mu märkmik siin on nii-öelda, et mina ütleks, et mu bossi märkmik, mu kirjutus, harilik vahend iga päev algab sellega, et see on üks harjumus, millega tegelikult seda oma visiooni luua ja hoida seda fookust ka, jah. Ma korraks teen vahele põike ja kutsun üles inimesi, kes on siin praegu vaatamas ja kes on seeniorid. Palun kirjutage, Milda ütles, et tema teeb joogatunde. Võtke temaga Messengeris ühendust, ütelge, et te tahate neid joogatunde saada ja või keegi, kes saaks aidata Mildal, sest et ütleme just arvutis võib-olla mingit event'i luua või midagi sellist, mida võib-olla arvutis nagu 82-aastasel inimesel on natuke keeruline teha, et kui sa tunned, et sa tahaks aidata neid joogatunde läbi viia, siis võtke Mildaga ühendust, kirjutage talle Messengeri sõnum. See lihtsalt praegu on näide sellest, et kui sa julged ja tuled välja siinsamas laivis, kasutad võimalust ja kirjutad sellest, et millega sa tegeled, siis asjad hakkavad juhtuma, on ju? Täpselt ja selle Mildala ma tahaks öelda, et ma tulin just Hawaii Ironmanilt naiste maailmameistrivõistlustelt ja seal oli kõige vanem osaleja 80. Nii et mitte kunagi pole hilja alustada ettevõtlusega ja mingite tegemistega ja see on ka üks asi, et ma olen juba nii vana, mis ma siin ikka, eks ole. Senikaua, kui on maised elu, senikaua tuleb tegutseda, ettevõtluseks on alati ruumi. Ja mis puudutab veel seda julguse teemat, siis see on ülihea näide, kui ma vahel olen kuskil veebiseminaril ka või teen ise mingeid asja. Inimesed kirjutavad Zoomi aknasse K.T. Aken on must, üldse oma nägu ei näita, see on su persooni bränd. Mu küsimus on see, et miks sa oled tagasihoidlik? Sa oled ettevõtja, sul on alati oma nägemus, oma arvamus asjadest, ole julge, kujunda seda kuvandit juba ka nagu Zoomi veebiseminaril, kus iganes, on ju. Ja absoluutselt täpselt, et kui sa oled võtnud selle aja, tulnud kuhugi, siis kasuta seda maksimaalselt ära ja need, kes kasutavad, need nagu võidavad ka. Nüüd võib-olla natuke sellest räägiks ka, et inimesed tegelevad erinevate asjadega. Ma näen, et Eestis on eriti see nagu noh, kuna sa oled persooni brändiga tegelenud ja oskad selle kohta ka nõu anda, et me tunneme tihti võib-olla inimestena, et ma tegelen nii paljude asjadega, et ma olen näiteks palgatööl Selveris, aga samal ajal on ju, ma tahangi teha joogatunde, samal ajal teen teist ja kolmandat, et kuidas ma siis nagu, mul on nagu erinevad rollid, et kuidas ma neid kuvan siis päriselt sotsiaalmeedias. Tekib sihuke nagu segadus, et äkki tööandja ei luba, et ma nüüd hakkan siin mingit muud asja ajama või mis iganes siuksed mõtted. Ja eks see tööandja võib ka kindlasti keelata, minu tööandja ka ei lubanud mul ettevõtlust teha, on ju, aga kui me räägime nagu, ehk siin on muidugi see tööandja kooskõla tuleb alati enda jaoks saada, aga ma olen sellega nõus, et sa ei saa olla ekspert 10 valdkonnas. Sul peab olema sinu põhivaldkond, on ju, ja või siis ongi see, et teha, kui sul on nagu 2 valdkonda, siis teha nendele erinevad nagu kanalid, on ju. Ja see mõte ka, et sa saad täna kokku panna väga põnevaid erinevaid asju, mis on minu eneseajajuhtimise koolituste nagu eripära, on see, et ma olen kokku pannud selle spordiliikumisega. Sa ei saa olla ajus produktiivne, kui sa ei loo endale füüsilist aktiivsust juurde, eks ole. Ja noh, ma ei tea, et täna keegi seda pakuks teistpidi, on ju, ehk et see uute lähenemisnurkade kokkupanemine on okei, on ju, aga siiski
sa ei saa olla hunt kriimsim 110 ametiga, et siin peaks kindlasti mõtlema, kas siis kuidagi mõnda teenust rohkem positsioneerida, kommunikeerida ja võtta mõni teema siis nii-öelda vähemaks. Ehk see, ma küsin alati, et kust tuleb su äris raha, milline teenus või milline tegevus toob su kõige suurema äri sisse, raha sisse, sellele rohkem fookus seada. Ma tahan küsida veel sellist asja, et ma tean, et meil paljudel võib olla selline olukord, minul on olnud selline olukord, kus keskkond minu ümber ei soosi mitte kuidagi julgust. Oletame, et mul on abikaasa, kes tõmbab mind igapäevaselt sõnadega maha. Mul võib olla see märkmik, mida sa näitasid ja see harilik pliiats, mida ma hommikul teen, aga elukaaslane näiteks lihtsalt sõnadega täiega kütab mind maha, onju. Või näiteks mul on keskkond, ma elan mingis vanas lobutikus majas, kõik asjad on üle pea kokku jooksnud, ma olen võlgades, mis iganes ümber on selline nagu tohutult suur raskus ja takistav keskkond. Kuidas sealt tulla välja enesekindla ja julgena ja teha neid postitusi nii, et need tõesti nagu mõjuksid positiivselt, kui mul endal on elu sitt? tead, sellega on nii, et võib-olla sellises situatsioonis, nagu sa praegu kirjeldasid, tuleb üldse alustada mingite muude asjade tegemisest kui selle sotsiaalmeedia postitusest, vaata, eks me näeme täna sotsiaalmeedias ju ka ainult neid nagu justkui nagu häid asju, on ju, et seda tohutut sihukest eduelamust. Ja võib-olla ma kutsun ka mõtlema, et kuidas neid autentseid hetki nagu rohkem jagada, on ju, oma tegemiste juures. Neid ei pea jagama mingi tohutu halana, vaata, on ju, vaid pigem see mõte, et kuidas luua sinna nagu selle väljakutsele, probleemile konstruktiivne lahendus juurde. Aga tõesti, kui elu on nagu tõesti mingi hetk kukub sinna orgu ja on palju kriitikuid ka juures, siis mina olen ka tegelikult neid kriitikuid kohanud oma elus ja mulle on öeldud näiteks, et ära lõika Signe poisipead, et poisipea teeb sind vanaks ja see on prouade soeng ja mida kõike veel, on ju. Ja siis ma hakkasin lõpuks vaatama, et okei, kes mulle seda ütlevad inimesed, kes pole ise mitte kunagi oma pikki juukseid maha lõiganud, on igavalt hobuse sabas, on ju. aga ta annab sulle hinnangut, on ju. nii et võta seda hinnangut tõsiselt selle inimese käest, kes ise on päriselt midagi kogenud ja tegelikult see inimeste hulk jääb hästi väheks. ehk me lubame oma inimest nagu oma lähiringil, kes siis nagu just meie ümber on, väga palju ennast mõjutada. Ja kui ausalt öelda, kui on negatiivseid sõpru, siis nendega niikuinii kaugele ei purjeta. Ma olen teinud julgeid valikuid ka seal valdkonnas ja mina olen edasi liikunud, nemad on samas kohas. Et siin tuleb vaadata ikkagi otsa sellele, nagu ka taaskord jälle julge olla oma valikutes julge. Et kas ma lähen kaasa selle suure seltskonnaga, olen seal mingisugune killukene osa või ma tegelikult elan iseenda moodi elusat elu ja autentselt, on ju. Jah. Ja ma julgustan nüüd üles, et palun kirjutage küsimusi, mis teil on. Ma vaatan korraks ise ka siit veel chatis natukene, aga palun kirjutage, küsige julgelt Signe käest veel juurde, kui te tahate midagi spetsiifilisemalt küsida. Aga Kaido ütleb, et poisipea sobib sulle väga hästi. Aitäh. Ma tean seda ise ka. aga, ja just see mõte ka, et noh, ega mina ka ju tegelikult vahel on tõesti, et ma ei tea, ma ükskord ma läksin ka mingisugust tähtsat tippjuhtkonda koolitama. Ka on kerge selline nagu tunned appikene, kes see nüüd mina siin olen, eks. Aga siis ma mõtlen jälle, ma tulen jälle nagu, miks meil tekib hirm pähe ka, et me ei julge olla piisavalt julged, sest me oleme oma mõtetega tulevikus või vastupidi, me elame minevikus mingisuguste nagu eelnevate ebameeldivate kogemustega. Kui sa tuled täna hetkesse, mõtled, ma olen teinud hea ettevalmistuse oma koolituseks, et miks ma üldse kardan ja kõik läheb hästi, eks. Nii et siin tuleb ka väga palju just seda nagu oskus oma tööriistasid endale luua, millega seda nagu hirmu põletada ja keerata luuminupul 1-2 korda edasi, jah. Ja Ave kirjutab ka siin näiteks, et ettevõtluses olen seni olnud nähtamatu, aga oma koolis õpetajana üpriski nähtav. Ja mul on väga meeldivad need nähtavad õpetajad, super äge. Ja kui ma küsisin oma tütre käest, kes kunagi õppis Inglise kolledžis, et milline õpetaja sulle meeldib. Ja siis tema ütles mulle just, et talle vist meeldib mingi informaatikaõpetaja, kes räägib ka oma mingi ettevõtluse tegemisest ja oma mingi kirevaldkonnast. Et sa võid olla väga hea õpetaja, aga kui õpetajal on kirg mingi hobi või tegemise vastu, super äge. Noh, ma koolijuhina tunnustaks neid inimesi alati 10 korda rohkem. Ja nüüd ikkagi seesama ülemineku küsimus on ju, et kui ma nüüd vahetan näiteks karjääri või teen midagi, hakkan täiesti uut tegema, õpin mingi uue oskuse ära ja varasemalt võib-olla minu vanad klassikaaslased, tuttavad, pereliikmed, sugulased teavad mind kui ühes rollis olevat nagu kogu aeg, siis kuidas sa soovitad nagu teha sellist
nagu switch'i või pööret ja Mhm. kuidas tulla siis nähtavale mingi uue asjaga, millega, mis võib-olla takistabki just seesama mõte, et kõik ju teavad ja tunnevad mind sellisena, et kuidas ma nüüd järsku tulen mingi uue asjaga välja. See on väga hea küsimus, sest praegune valimisperiood näitas seda jälle, et kuidagi, et kõik hakkasid kandideerima kohalikel omavalitsustel, siis tekkis järsku mingi turunduse, kommunikatsiooni ja brändi teema juurde. Aga brändi ei ehitata ühe valimiskampaaniaga, brändi ehitatakse juba varasemalt. ehk see tähendab seda, et kui sul on nagu tõesti nagu plaan ja nägemus, et sa tahad liikuda, ma ei tea, ühest valdkonnast teise valdkonda või tulla palgatöötajaks ettevõtjaks, siis sa hakkad tegelikult step by step julgemalt oma number üks mõtteid jagama, kas või sõprade seltskonnas. Number kaks, ka julgemalt sotsiaalmeedias midagi väärtuslikumat jagama. Et see on selline nagu pisik, ehk et sisuturundusega saab seda teha kõige paremini, on ju. Mis sind kõnetab, miks sulle meeldib see ja too sealt oma valdkonnast uusi asju välja. Ja siis me näeme seda inimeste teekonda, noh. Et noh, täpselt seesama näide, et ma kandideerin kohalikel omavalitsustel, ühel päeval olen väga vali seal sotsiaalmeedias, aga varasemalt ma isegi ei tea, et sul on mingi huvi olnud, on ju. Et sellise nagu väikeste sisuteemade, kildude jagamine, mis iganes kanalil see ka töötab ja loomulikult inimese kommunikatsioonis või nagu päriselus ka. Et sisuturundus on kõige parem vahend selleks. See on väga hea mõte, et juba tasapisi kogu aeg vaikselt Mhm. hakata pihta. Kui kaua see võtab aega umbes keskeltläbi Eesti kontekstis? Mina ütleks, et kindlasti umbes kuus-kaheksa kuud kindlasti, kui sa hakkad seda nagu niimoodi nagu vaikselt tegema ja siis tekib inimestel juba arusaam, ta nagu räägib, on ju, ja mingi teema ta huvitab ja siis võid sa tulla nii-öelda nagu suuremalt selle teemaga nagu välja ka, et see on pikk protsess ja sellele on võimalus ka nagu põhimõtteliselt nagu ühe päevaga, ühe hetkega tõmmata vesi peale, nagu me oleme näinud siin meedias ka, et jah. See on väga hea nagu see ajaline perspektiiv praegu mõtelda, et paljud tulevadki, et oo, ma hakkan täna ettevõtlusega tegema, homme mul on klient juba olemas, on ju. Aga kuidas tegelikult kui me oleks varem alustanud, isegi enne, kui me alustame päriselt, loome selle OÜ, Mhm. aga me juba hakkame rääkima oma huvist, oma sellest, mida me õpime, mida me tahame hakata tegema, on ju. Ja siis sellel hetkel, kui sa asutad selle OÜ, siis on juba publik soojaks köetud, on ju, seal Jaa, sotsiaalmeedias, saadki oma just. kliendid. Mhm. Jah. Nii et niisugust nagu mõnusat, südikat, sisukat tööd tuleb teha vahepeal. Mida sina teed negatiivsete kommentaaridega, et ongi, et me kardame neid tegelikult, me kardame, et meie Mhm. naabrimees ütleb midagi, me kardame, et vana klassikaaslane ütleb midagi, kui me teeme postituse kuhugi avalikult, gruppides ju ka inimesed ju ei julge tegelikult oma näo alt eriti rääkida, tehakse neid anonüümseid postitusi. Mida sina isiklikult teed kriitiliste kommentaaridega? Ma olen vaadanud, ma olen pannud ka mõne reklaami jooksma, sinna on siis mingisugused onu Ansud kuskilt, kus iganes nad siis elavad või tädid või kes iganes on niisugused nagu need netitrolle siis nii-öelda pannud seal kommentaaris. Mina olen number üks, olen ära peitnud, on ju, et need ei, noh, nagu lauslollust ei pea seal kuskil nähtavaks olema. Ja ma ei tea, kas ma ise vist üht-teist nipet-näpet on tekkinud küll, aga nagu ma ütlesin ka, et no vaata selle taha, selle kommentaari andja taha. Kas tal on see asi, mida sina tegelikult kinni püüad? Et kus see inimene on ja üldjuhul on ikkagi teised inimesed, noh, need, kes ei ole kuhugi elus jõudnud, need negatiivsed inimesed, need on need kommentaari andjad ja siis ma mõtlen ka nagu kas tõesti, et sa lased sellel negatiivsel inimesel oma visioonist eemale liikuda? Noh, et siin tuleb jälle minna korraks sellesse nagu kohalolu faasi, võtta see paber ja märkmepaber ja mõelda, et okei, mis mind trigerdab, miks ma läksin nagu närvi selle peale ja kas see, mis ta ütleb, kas ma peaks muutma oma suunda, vaata, on ju. taaskord see sihuke vaimse vormiga töö, mina pildiga töö, paberi ja pliiatsiga, mina olen seda kõige enam nagu saan selgust. Ja vahel on nii see ka tõesti, et kui tunned tõesti, et sa võib-olla pole piisav või tekib sihuke negatiivsuse foon peale või need lollid mõtted, nagu meil kõigil aeg-ajalt need peas on, siis leia endale üks hea, ma ei tea, sõber või partner, kes küsida käest, on ju, vaata, mis ta sulle kostab. Ja noh, ma arvan, et vastust sa tead tõenäoliselt, on ju. Loomulikult, mis ei tähenda seda, et sul ei võiks olla selle tegevuse või hetke juures mingisugust arenguampsu juures, on ju, et teha midagi paremini. Minu põhimõte on ka üldse oma tegemistel see, et ma annan täna alati parima. Kas see on täna ideaalne? Ma ei taha ideaalset anda, ma tahan anda parimat, sellepärast et kui ma jään ideaalselt lihvima, siis see võibki kesta põhimõtteliselt nagu kuid, on ju. Nii et tänane parim on parem kui eilne perfektne, on ju.
et sellel olen ma ka hästi nagu enda jaoks ja vahel ongi, et mõne asja teed natuke kehvemini, aga järgmine kord on sul juba kogemus, mitu kogemust, mille najal teha palju paremini, nii et anda endale ka sellist nagu arenguaega täiesti julgelt ja just see mõttega, et okei, ma tegin selle kliendi töö ära või tegin selle, aga milles ma saaksin veel paremini teha ja seda kuidagi julgemalt kommunikatsiooni lisada ka. Ja kuidas ennast ka nagu läbi persoonibrändi paremini müüa, siis ikka läbi selle, et sa tood seda klienti, mitte ütle, et ma olen maailma parim, ma ei tea, joogaõpetaja või koolitaja või kes iganes, aga kasutage seda klientide social proof'i nii-öelda nagu rohkem oma kommunikatsioonis, et see aitab nagu ka sind paremini mõista, on ju. Mhm. Ma tean ettevõtjana, nüüd liikusime selles suunas juba, et sa oled ettevõtja olnud ja paljud meist ka siin juba ettevõtjad ja kes on ületanud selle kartuse, tulnud nähtavale. Et räägiks natukene, mis on sind kandnud ettevõtjana, et ma saan aru, et süsteemid on üks osa ettevõtjana sinul ka, et kuidas süsteemid on sind aidanud, süsteemide loomine? Jaa, vaata see on vahel see, et küsid mõne inimese käest, kuule, et kas sul on, ma ei tea, ma ei tea, mingisugust tekstifonti või seda pilti kuskilt ja siis ta otsib ja lappab mingit informatsiooni. ehk mu küsimus on alati see, et milline süsteem toetab su kiiret, produktiivset ettevõtja elu. Ja jah, mul on ka siin praegu hästi palju mingisuguseid posisid laua peal, aga siiski mul on olemas, kui keegi küsib, et kuule, ma ei tea, saada mulle see fail või saada mulle mingisugune selle viimase koosoleku memo, siis ma saan selle kohe võtta, nii et mina olen loonud enda jaoks süsteemi sellisesse keskkonda nagu Notion ja alguses see loomine oli keerukas, sest see kuidagi on nagu iga asi täpselt nagu uus ai, kõik räägivad sellest, kuidagi kasutada ei oska, väärtust ei näe, aga sa pead sellest nagu õppimise kurvist läbi saama ja sealt tegelikult siis ehk mul on olemas ühes kohas minu kliendid, mul on olemas minu arenguteekond, mul on olemas minu visioonid, ma just uuendasin oma visiooni, üks päev tekkis natuke segadust ja kõik mõttemulli ideed, nii et kellega ma lõunale lähen järgmine nädal, kõik on ühes kohas, on ju. Ja Väga aga ma olen ka suur märkmiku fänn, et see on niisugune nagu toetav tööriist igaks päevaks. Mhm. Ja sul on tulemas täna nüüd üks seminar, ma panen ühe lingi siia chati ka, et mis kell see hakkab ja räägi täpsemalt, kellele see on ja mis sealt saab. See on tegelikult kell 12 algamas ja see algab, selle põhimõte just ongi luua nagu Notionis väikeettevõtjale sellist nagu süsteemi ja ma näitan seal nipet-näpet asju, mida ma siis loonud olen või kuidas seda võiks teha väga lihtsal tasandil, et see ei oleks üldse esialgu nagu keerukas. Ja ehk sul on võimalus koos minuga siis natuke Notionit tutkida ja enda jaoks ka mõned tööriistad sealt või niisugused nagu sheet'id luua, mis aitab sul ettevõtjana kuidagi hoida oma sellist nagu tööriistu ja tegemisi ja ideid ühes kohas, on ju. Mhm. Ja see maksab 25 €, nüüd keegi, kes tunneb, veel tahab, et saab veel liituda vabalt. Mhm. 1,5 tundi ja saab kätte palju põnevat asja. Ja väga lahe, panin lingi. Aga suur tänu tänase teema eest, et see oli vägev julguse amps ja mis sa nüüd soovitad inimestele, kes meid täna kuulasid, mis on sinu soovitus tänaseks päevaks? Ja minu soovitus ongi see, et mu moto on, et julgetel on alati rohkem võimalusi, olgu selleks siis julge bränd, julge persooni bränd või julge tarbija bränd või hoopis julge tööandja bränd, aga alati on rohkem võimalusi. Ja noh, ma ei tea, võta täna kohe pärast sellist head inspiratsiooni ampsu on hea mõelda kohe, et aga mis siis on, milline see minu eluvaldkond vajaks rohkem julgust, millisele eluvaldkonnale ma võiks julgust keerata. Ja ma soovitan siit veel ka ühe niisuguse nagu hea raamatu või isegi niisuguse kuulamise, Steven Bartlett, kes pole lugenud või kuulanud, siis raamat Tegevjuhi päevik, tegevjuhi CEO of Diary ja kes ei jälgi teda ka siis Instagramis või LinkedInis, siis tema on ka üks selline, mul oli vaata vau, et vot see on täpselt see, mida ma tegelikult tahtsin, on ju, et aga niisugused nagu teistmoodi julge mõtleja ehk et sa pead tegema nii tugevat julget turundust, et sinust räägitakse. Isegi kui vahel räägitakse negatiivselt, siis see on ka hea. Nii et mõtlema valdkonna peale ja julgetel on alati rohkem võimalusi. nii lahe. nii et üks julge tegu tänapäeval ja just nimelt see valdkond, kus sa tunned, et on seda julgust vaja, et siis seda võimalik saada. Aitäh Mhm. sulle, Signe. Aitäh Aitäh sulle, kõigile Marika! vaatajatele, meil keris siin üle 70 vahepeal laivis vaatamine ja saab järele vaadata, kuulata alati siis Youtube'ist ka kõiki neid laive, nii et mõnusat reedet, julget nädalavahetust kõigile. Aitäh, Signe, veel kord. Just, aitäh, imeline, super!